Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Tundub, et meie poliitilises hetkeolukorras kehtib üks kindel seaduspära, mille võib formuleerida järgnevalt. Just siis, kui sa arvad, et enam absurdsemaks ei anna keerata, kargab keegi välja avaldusega, mis senise veendumuse ümber lükkab. Annab minna küll ja kõvasti. Üks selliseid momente oli avatud Eesti fondi poolt esitletud uuring Venemaa Euroopas tagurlike väärtuste propaganda. Selles rahvusvahelise rahanduskelmi Sorose rahadega finantseeritud uuringus puuduvad igasugused pooltoonid. Sõnum tehakse puust ette ja maalitakse punaseks. Traditsioonilised väärtused on Vene edukaim ideoloogia toode, mida kannavad niinimetatud rahvuspopulistlikud erakonnad, perekonnaväärtusi kaitsvad organisatsioonid ja nota bene ka usuühendused. Vene maailmavaate kandjatena mainitakse loomulikult ortodoksi kirikut, ent oma osa saavad ka konservatiivselt meelestatud evangeelsed ühendused ja isegi katoliku kirik. Põhimõtteliselt on üks ühele samastatud igasuguste traditsionaalsete väärtuste eest seisvad ühendused ja Vene propaganda. Peab ausalt tunnistama, et sellist taset poleks ma veel aastapäevad tagasi suutnud üheltki raportilt oodata. Nüüd on aga Sorose fond selle asja ära teinud. Raport on pikk ja detailirohke ning videokommentaar pole õige formaat selle kõikide aspektide käsitlemiseks. Ent kõige üldisemalt on mulle hakanud tunduma, et võib-olla on just nimelt selle raporti koostajad Vene agendid, sest huvitaval kombel kattub nende jutt ühes olulises punktis Venemaa ideoloogide omaga. See esitatakse küll teises perspektiivis, ent põhiteesilt on need kaks perspektiivi identsed. Selle jutu sisuks on sõnum, et lääne väärtused tuleb võrdsustada vasakliberaalsusega ja Venemaa väärtused traditsionalismiga. Näitlikustamaks seda teesi toogem siinkohal ära Žinovjevi klubi liikme ja Euraasia Majandusliidu instituudi direktori Vladimir Lepehhini artikkel, kes kõrvutab Sputnikus nii-öelda Lääne-Euroopa ja Venemaa väärtusi. Nii on tema järgi lääne väärtuste seas muuhulgas piiramatu progress, multikultuursus, meeste feminiseerumine ja naiste maskuliniseerumine, samasooliste abielud ja LGBT toetamine traditsiooniliste enamuste kahjuks. Vene tsivilisatsiooni väärtused on Lepehhini järgi läänele risti vastupidised. Edasiliikumine ilma vana lõhkumata, vaimne areng, sooliste erinevuste ja traditsioonide säilimine, traditsiooniline perekond ning normist hälbiva seksuaalse sättumuse tunnistamine anomaalseks. Kui vaatame reaalset olukorda tema pinnapealses ilmnemisvormis, siis tundub, et kõik peab paika. Ent lähemal vaatlusel ilmneb siiski fundamentaalne probleem. Nimelt pole niinimetatud Vene väärtused spetsiifiliselt sugugi ainult Vene väärtused ja tänapäeva lääne väärtused pole need Euroopa väärtused, mis meie kontinenti on viimased paar aastatuhat püsti hoidnud. Kui Lepehhin jaatab oma arust Vene väärtusi, siis jaatab ta tegelikult iga elementaarselt tervemõistusliku kultuuri ja tsivilisatsiooni alusväärtusi, mis on ka Euroopa traditsionaalses kristlikus kultuuris olnud aastasadade vältel ilmselged ja kõigutamatud. Lepehhini Vene väärtused pole aga mitte midagi muud kui elementaarsele loomuseaduslikule vundamendile rajatud ühiskonna moraalsed konstandid, mis ei ole isegi mitte kristlusest tulenevad, vaid esinevad sellistena kõikides kultuurides ja religioonides, mis tahavad kesta tsipa kauem kui järgmised 30 aastat. Need väärtused on loomulikult esindatud ka Venemaal, ent midagi Vene spetsiifilist pole neis grammi võrdki. Lepehhini tabelis esitletud Vene väärtused on sama palju Vene väärtused kui Newtoni mehaanika on spetsiifiliselt Inglise füüsika või Pascali seadus ehk hüdrostaatika põhiseadus on Prantsuse füüsika, mis verifitseerub vaid vana hea Prantsusmaa pinnal ja eriti hästi veel Port Royali vahetus läheduses ja ei kuskil mujal. On märkimisväärne, et sama propagandistlikku valet ajavad omast vaatevinklist mõlemad osapooled.
nii mainitud raporti autorid kui paljud eurasiaanliku doktriini Vene apologeedid. Traditsionaalsed väärtused on Venemaa väärtused ja kõik, kes neid kaitsevad, on ühel või teisel moel Venemaa käsilased. See on lihtsalt häbitu vale. See on nii häbitu vale, et kui veel mõnikümmend aastat tagasi oleks sellist juttu räägitud kummaltki poolt ühele keskmiselt haritud kultuuriajaloo teadmistega inimesele, siis oleks ta selle peale häälekalt naerma puhkenud. Ent täna räägivad seda juttu nii Vene propagandistid kui selle propaganda lääne kriitikud. Ja see räägib nii mõndagi meie tsivilisatsioonilise tunnetuse tasemest. Nende kahe kahuri vahele jääb Euroopa kristlik tsivilisatsioon, mida kumbki pool ei Venemaa ega lääs julge puudutada. Nende kahe kahuri vahele jäävad ka Euroopa tõelised patrioodid, kes keelduvad tunnistamast lausidiootlikku propagandavalet meie kultuuri kesksete väärtuste pärinemisest. Kuidas on võimalik, et me oleme ära unustanud selle, kust Euroopa tegelikult pärineb ja milline ta kunagi oli? Kuidas on võimalik, et paar viimast massikultuurist läbi immutatud põlvkonda käitub Eestis ja ka Euroopas nii, nagu oleks nad potsatanud siia tabula rasana Pariisi 7. ülikooli 40 aastat tagasi ja jahuvad nüüd seda juttu, mida omaaegsed vasakliberaalid neile ajasid ja tuletavad sellest euroopalikud väärtused. Nagu 3, 4 või 500 aastat tagasi poleks Euroopas üleüldse mingit kultuuri eksisteerinudki. See jutt, mis tuleb lääne torust, on harimatu, matslik ja barbaarne. See, mis ida omast, aga küüniline ja manipuleeriv. Mõlemad annavad tunnistust tsivilisatsioonilisest konfliktist, mis peagi omandab Euroopa pinnal ilmselt ka füüsilised vormid. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.